ära flirdi ekstreemse maailmavaatega. Viimaste aastatega on aina kasvanud erinevate vasak- ja paremäärmuslaste liikumised, mis aina oskuslikumalt jagavad enda propagandat ja panevad aina rohkemaid inimesi uskuma ja edasi andma sõnumeid, mille eesmärk on lihtne. Tekitada inimestele segadust, panna neid kahtlema kohalikus riigis ja looma narratiive, millega inimesed hakkavad uskuma äärmuslikke mõtteid, mis viivad äärmuslike tegudeni. Olgu selleks heaks näiteks Ameerika ülikoolides kulutulena levinud Osama bin Ladeni tekst, kus prooviti õigustada tema tegusid. Kas kõik selle jagajad olid äärmuslikud terroristid, kes pooldavad inimeste tapmist? Kindlasti mitte, aga neid kasutati täpselt selle maailmavaate levitamise tööriistana. Need sündmused ei juhtu ainult kaugel Ameerikas. Sellised sündmused ohustavad ka meid. Eesti tänavatele on ilmunud kleepsud, mis kutsuvad üles globaalsele intifadale. Plakatitele on kirjutatud inglise keeles sõnad, millega kutsutakse inimesi tänavatele. Sama teksti all on aga araabiakeelne tõlge, kus kutsutakse hoopis inimesi tapma. 15-aastane eestlane planeeris teha terrorirünnakut Tallinna sünagoogile ning kaitsepolitsei pidi sekkuma ja õnneks sellist rünnakut ei toimunud. Mõelgem, kas 15-aastane eestlane tõesti jõuab üks päev lihtsalt sellise mõtteni, et korraldada terrorirünnak? Kapo aastaraamatust tuleb välja, et vaenulike välisriikide ja Hamasi propaganda on muutumas aina usutavamaks ja aitab kaasa Eesti inimeste manipuleerimisele. Mida teha? Dialoog on kõige alus. Kui näed, et mõni su tuttav jagab äärmuslikke postitusi, suhtle temaga. Proovi talle asju selgitada. Nii nagu Ameerika ülikoolides Osama bin Ladeni kõnesid jaganud õpilased mõtlesid, et seisavad hea asja eest, jagavad Eestis paljud inimesed pooltõdesid või täielikke valesid erinevate sündmuste kohta maailmas, mis tekitab aina juurde uut vihkamist praeguse korra vastu. Kuidas me saame tagada, et meie ühiskond ei langeks sellise propaganda ohvriks? Mida oled sina valmis tegema, et seda trendi peatada? Kas lihtsalt vaikimine on piisav, kui oleme äärmusideoloogiate rünnaku all? Mida rohkem on ühiskonnas dialoogi ja inimesed tunnevad, et neid kuulatakse, seda vähem on kandepinda äärmustel. Ole osa lahendusest ja ära vaiki.